Tere! Tutvustan teile, kuidas õigesti vormistada sõidutoetust õppeinfosüsteemis tahvlil. Sisenege tahvli esilehele ja vasakul menüüs näete valikuid. Teie ülesandeks on valida õppetoetused. Vajutage nuppu. Teie ette ilmub leht ja vajutades paremalt asuvale nuppule taotle. Sisenete automaatselt väljale, kus hakkate täitma sõidutoetuse taotlust. Kui elate ühiselamus või üürite korterit, siis hüvitamise põhjuste jaotuses valige ühiselamus või üürikorteris elamine. Ja jaotuses soovin sõidukulu hüvitamine valige 4x6. Miks 4x6? Sest meie sissekorra eeskirja järgi on teil õigus 4 edasi-tagasi sõitu kuus. See tähendab, kompenseeritakse 8 sõitu. See kord kehtib teisel ja kolmandal tasemel õppivatele õpilastele, samuti neile õpilastele, kes omandavad koos kutsega keskhariduse. 5. ja 4. taseme õpilastel, kes saavad ainult eriala, tuleb real soovin sõidukulu hüvitamist valida 2x6. Kui sõidate iga päev kooli, siis hüvitamise põhjuste menüüs valige iga päev õppeasutuse sõitmine. Siin tuleb olla tähelepanelik ja jaotuses soovin sõidukulu hüvitamist. Kui ostate pileteid igale sõidule, siis valige igapäevaseks sõiduks. Kui teil on sõidukaart, tasub valida 1 kord. Jaotuses seatud failit on teil võimalus piletit lisada. Klõpsades nuppu lae fail ja see on valikuline. Viimase sammuna kontrollige, et ei oleks vigu ja vajutage esita nuppu. Kui olete kindel, et kõik on õigesti täidetud, siis vajutage jah. Pidage meeles, et peate esitama grupijuhendajale piletid või sõidukaardid, mis kinnitab, et need on teie piletid. Kui olete avalduse täitnud ja selle kinnitanud, siis pange tähele, et lehe allosas jaotuses staatus peaks ilmuma sõna esitatud, mis tähendab, on teie avaldus on esitatud. Tänan tähelepanu eest!